Head sõbrad, täna on 8. päev pärast kolme kuningapäeva. Kiriku kalendris nimetatakse seda ka kolme kuningapäeva või Kristuse ilmumise püha oktaaviks. See sõna oktaav tulenebki ladinakeelsest sõnast 8. Niisiis 8. päev ehk nädal aega pärast ilmumispüha või kolme kuningapäeva. Sellel päeval meenutatakse ühte neist kolmest sündmusest, mida päris vanadel aegadel tähistati kõiki koos sellel samal issanda ilmumise pühal. Tänapäeval nimetatakse seda enamasti kolme kuningapäevaks just ühe järgi nendest kolmest sündmusest, selle järgi, kuidas 3 hommikumaa tarka, või oli neid ka rohkem, tulid vastsündinud Jeesuslast kummardama. Aga 2 ülejäänud sündmust, mida sel päeval samuti on meenutatud ja mille meenutamiseks tänapäeval peetakse eraldi pühasid, olid Jeesuse ristimine Jordanis püha ristija Johannese poolt ning Jeesuse esimene avalik imetegu Kaana pulmas. Täna ma tahan rääkida paar sõna selle teise sündmuse kohta ehk Kristuse ristimise kohta. Ja ma loen kõigepealt paar salmi püha Johannese evangeeliumist. Meile öeldakse Johannese evangeeliumi 1. peatüki 29. salmis ja edasi nõnda. Järgmisel päeval näeb Johannes Jeesuse tulevat tema juurde ja ta ütleb, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. See on, kellest ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud enne mind, sest ta oli enne kui mina. Ja mina ei tundnud teda, kuid selleks, et ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima. Niisiis, ristija Johannes saab Jeesuse tulles teada ka seda, milleks ta üldse oli läkitatud ristima. Nimelt selleks, et Jumala poeg, Jumala läkitatud Messias Kristus saaks avalikuks. Aga Johannes ütleb siin midagi, mis on samuti väga oluline, küllap tegelikult veelgi olulisem. Nimelt ta kõneleb Jeesusest, ta viitab Jeesusele kui Jumala tallele, kes kannab ära maailma patu. Me teame, et ristija Johannese ristimine oli märk, mis tähistas seda, et inimene, kelle ta ristis, inimene, kes tema juurde tuli, oli ära tundnud oma patu, oma vääritu ja Jumala vastase elu, et ta kahetses seda, tunnistas seda ja selle märgiks, et ta tahab oma elu muuta, et ta tahab oma meelt parandada, lasigi ennast Johannesel ristida. Jeesus, Jumala poeg, täiuslik Jumal ja täiuslik inimene, ei vaja sellist ristimist. Temal ei ole ühtegi pattu. Aga ta tuleb sellegipoolest ja laseb ennast ristida solidaarsuse märgiks, ühtekuuluvuse märgiks meie patuste inimestega. Seal annab ta avalikult teada, nii avalikult kui oli neid, kes seda nägid ja mõistsid, et ta on valmis oma ülesannet, oma missiooni täitma. Ta on tulnud selleks, et anda ennast, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Tema, kes on ilma patuta, ei tulnud Johannese juurde mitte selleks, et oma pattu tunnistada ja sellest vabaks saada, vaid ta tuli ja laskis ennast ristida selleks, et võtta seeläbi enda peale kõikide inimeste, kogu maailma patud. Ennäe, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Kui nüüd meie oleme ristitud kristliku ristimisega, siis on ta ka meie patud meilt ära võtnud.
sest kristlik ristimine ühendab meid temaga. Nii nagu tema tuli, et saada üheks meiega, nii saame meie ristimise ja usu läbi temasse üheks temaga, kes on meie ees surnud, meie patud kandnud, kes on surnuist üles tõusmisega võitnud patu, kurja ja surma. Me oleme ristitud tema surmasse ja tema üles tõusmisse. Tänase päeva issanda ristimise püha või ilmumispüha oktaavi palve, vanakiriklik palve, ütleb, et Jumal, nii nagu sinu poeg on saanud väliselt kõiges meie sarnaseks, nii luba, et meie võiksime saada seesmiselt tema sarnaseks. Nii nagu tema on tulnud ja alandanud ennast, tema, kes on ilma patuta, on lasknud ennast ristida, et seeläbi võtta enda peale meie patud, nii me palume koos kogu kirikuga, et meie võiksime saada tema sarnaseks. Tema sarnaseks pühaduses, Jumala kartuses, armastuses. Selleks on aga vaja, et me elaksime jätkuvas meeleparanduses. Et me tunneksime ära, kui me eksime millegagi Jumala tahte ja Jumala armastuse vastu. Et me tuleksime siis kahetsusega tema ette, kes on tulnud ja andnud kõik ja iseennast meie pärast, et me tunnistaksime oma patud armastuse pärast tema vastu. Et me usuksime tema armastust, seda, et ta võtab meid tõepoolest vastu ja annab meile andeks. Et me oleksime valmis meelt parandama ja uskuge, ta annab meile ka selleks jõu, valguse, oskuse ja tahte. Ta kingib meile ka selleks oma armu. Issanda ristimise püha on suur rõõmupüha, sest see näitab meile, et Jeesus tahab olla alati meiega ja ta tahab, et meie võiksime olla alati temaga. Ma soovin teile Jumala armu ja õnnistust. Ma soovin, et me kõik võiksime elada Jumala ees õiguses ja pühaduses ja et me ei lükkaks edasi, kui on tarvis tulla tema ette ka oma pattu tunnistades, sest tema ei lükka oma andeks andmist, oma armu ega halastust mitte kunagi edasi, kui ta näeb mõnda kahetsevat patust. Jumal õnnistagu teid.